Tere taas, teadushimuline raketisõber. Täna räägime sellest, kuidas enda auto võimalikult päikeselisesse kohta parkida. Nüüd peate oma päikeseautot laadima saatma. Selleks te peate programmeerima oma auto selliselt, et ta leiaks kõige päiksepaistelisema parkimiskoha. Võistlejad saavad kasutada M-bot platvormi, lisaks valgusvallikana lauarampi. Võistlejatel oli kasutada kergelt modifitseeritud MakeBlock Ranger platvorm. Robotiga koos said võistlejad enda kasutusse koodijupi, mis aitas robotil ruudukujuliselt parklas ringi sõita. Nende ülesandeks oli tekitada olukord, kus robot peatuks kohas, kus on kõige valgem. Selle jaoks tuleb kasutada sellel samal roboti platvormil asuvaid valgussensoreid. Neid on siin 2. Üks asub siin ja teine siin. Ning võistlejate tulemust mõõtsime selle kleepsuga märgitud punkti järgi. Ehk siis see punkt, mis asus 2 valgussensori keskel, on see, mille kaugust me mõõtsime valguspunktist. Kuidas leida oma robotiga ülesse kõige heledam koht? Nii nagu ka päris autoga parklasse sõites, ei tea me enne, kus asuvad tühjad kohad ning kuhu on autod juba ette parkinud. Ka selles ülesandes tuleb kõigepealt sõita kogu parkla läbi ning otsida ülesse, kus on kõige valgem punkt. Seejärel uuel ringil tuleb leida ülesse seesama koht ja sinna seisma jääda. Roboti peal ei ole keerukaid GPS positsioneerimise sensoreid ning samuti on maailm suhteliselt ühesugune, seega roboti nina peal oleva kaugussensoriga suurt midagi teha ei ole. Seega ongi kõige mõistlikum viis enda asukoha meeldejätmiseks lugeda numbreid või sekundeid või ükskõik mida. Lihtsalt hakka loendama. Kui alustad ringi, siis loetle numbreid. Sel hetkel, kui leiad kõige heledama koha, jäta meelde, mis numbri juures sa olid. Kui sõidu peale tuleb veel mõni heledam koht, siis jäta see uus number meelde ja nii edasi ja nii edasi. Ning kui oled ringi peale teinud, siis hakka uuesti otsast peale numbreid lugema ning sel hetkel, kui jõuad juba tuntud numbrini, mille oled meelde jätnud, jää seisma. Suures pildis täpselt niimoodi seda ülesannet lahendada tulebki. Et aga veelgi täpsemaks minna, siis kui oled jõudnud kõige heledama koha juurde, võid jääda seisma. Kui oled jäänud seisma, tasub vaadata ka joonelt kõrvale. Seega, kui keerata ühele poole või teisele poole ning üks neist on tumedam ja teine heledam, siis tasub parkida veel heledamasse kohta. Siin tuleb aga ette vaadata, et robot piisavalt aeglaselt sõidaks, sest muidu ei jõua sensori lugem ratastele järgi. Täpselt seda nägime ka Kaspari ja Jaan-Kristjani robotil. Teinekord, kui pead leidma lahenduse olukorras, kus sul enda asukohast aimugi ei ole, siis jäta meelde viimane koht, kus sa teadsid, kus sa asud, näiteks ringi algus, ning loe sekundeid, kaua kulub õigesse punkti jõudmiseks. Nii saad alati leida ülesse õige koha.